hommik, nagu sa näed, veits alles unine. Luugid pole veel korralikult tahtu tulnud, aga täna on meil siis üks siuke täitsa suvalisel ajal tekkinud vaba päev. Et tegelikult on kolmapäev keset nädalat siis. Ja eile keset tööpäeva öeldi, et teeme homme vaba päeva. Nii et siin ma siis nüüd olen. Magasin põhimõtteliselt lõunani. Vaatan arvutust paar asja ära, joon oma kohvi lõpuni. Ja siis lähen linna, et ostan veel mingit mägi endale, saan oma asjad lõpuks kokku ära pakkida. Et nüüd siis põhimõtteliselt on jäänud 2 nädalat veel tööd teha ja peale seda on aeg ära minna. Ma ei mäleta, kas ma teile ka rääkisin seda, et mu majakaaslane on siuke, et ta nagu ei korista enda järelt üldse mitte ühtegi asja ära. Võib-olla mingis videos näitasime vist ka, aga nüüd on siis teema selline, et meil on tegelikult valgatud koristaja, kes siis käib siin mingi iga nädala või iga 2 nädala tagant ja teeb meie kõik 1000 korda, kaasa arvatud köögid ja kõik asjad. Ja minu arust peale seda, nii kui see koristaja nagu ilmus meile, siis need asjad on veel rohkem meile kätte, et ma võin sulle näidata näiteks täna hommikust vaatepilti siis. Terve selle paari kuu jooksul, mis mina siin farmis töötanud olen iga kord mina viinud majast prügi välja. Ma ühe korra mõtlesin, et mina enam ei tee seda. Ja see on siin olnud mingi 1,5 nädalat nüüd. Ta ei ole mitte midagi ära muutnud. Nagu näha, just on vähemalt 3 hommikut järjest siin kohvi joonud ja ma ei tea, mitu korda siis õlut joonud ja pandapärgi ka telekat vahtinud. Aga kõik, mis diivani juures käest maha kukub, see sinna jääb ja seni kauaks, kuni siis jälle koristaja tuleb ja selle kõik korda teeb. Et no, haige, kui laisk võib mõni inimene olla. Mõtlen, peaks linnast endale tooma siuksed siis ladustamiskaste, storage box'id. Kmartis ma loodan, et on, sest meil ei ole seda suurt Kmarti, meil on see K-Hub, aga äkki leiame ja peaks täna võib-olla uued müügipildid enda autost ka tegema, et äkki on ikkagi lootust enne Eestisse tulekut ära müüa, et siis endale kas Eestis midagi uut osta või siis lihtsalt järgmine aasta võtaks midagi teistsugust. No nii, aeg linna minna, aga enne seda siin see kuradi Hiina Android Makna. Ja see mingil põhjusel enam ei connectinud ära minu Starlinki katusel. Või noh, connectis. Aga lihtsalt näitas, et internetiühendust ei ole. Ja siis ma ei saanud kasutada YouTube'i asja, ainuke asi oli siis see, et Apple CarPlay toimis. Aga iga kord, kui see Apple CarPlay järgi panid, siis ta nagu ühendas telefoni ikkagi Starlinki Wi-Fi'st lahti. Seega Starlinkist nagu polnud üldse kasu autos enam. Nüüd leidsin üles koha, kuidas siis teha mingi factory reset asjad, vaatame äkki nüüd hakkab tööle. Ja siis saab jälle normaalselt YouTube'i kuulata Starlinkiga. Et ma selle paketi muutsin juba ära ja kui ma nüüd Eestisse lähen, siis panen nüüd pausi peale, et ma sellest niisama tühja maksma ei peaks. Tšau. Ühesõnaga ma mõtlesin, et ma võtan nüüd selle aja ja räägin siis natuke sellest, miks ma taas kord ei ole videoid teinud. See on selles mõttes väga tore, et inimesed ikkagi kirjutavad ja küsivad, et kus sa oled ja kus sa kadusid ja miks sa enam ei tee ja nii edasi. Et väga tänan teid, kes te mind jälgite. Aga põhjus siis siuke, et ma ei tea, kas ja kes vaatas viimast videot, võib-olla mäletab, et ma rääkisin, et ma lähen Martiniga Taisse reisile varsti, kohe peale siis esimese aasta lõppu Austraalias ja siis peale Tai reisi lähme Eestisse. Seis hetkelt selline, et mina suutsin ära kaotada oma passi ja tänu sellele on mul olnud siin suht palju jamamist. Ma olen seda passi taga otsinud. Olen otsinud seda igalt poolt. Nii eelmisest farmist siin, kõige esimesest farmist New South Walesis, kui oma eelmisest autost, mis ma maha müüsin ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, mul on olnud väga palju tegemist, väga kiire, et saada siis reisidokument õigeks ajaks, et ma saaksin üldse kuskile minna.
tänaseks hetkeks on siis seis selline, et passi mul endiselt ei ole. Tai reisile ma kahjuks minna ei saa, nii et sellest ei tule ka videoid. Nagu see on ilmselgelt ei tule, kui ma sinna minna ei saa. Et saan siis ministeeriumi poolt ajutise reisidokumendi, millega mul on siis võimalik reisida ainult otse Eestisse. Nii et tuleb see koju jõudmine ka natukene varem. Aga kuna Martiniga meil oli tegelikult Tai reisi eest mingid asjad juba makstud, majutused ja asjad seal, et siis Martin ikkagi otsustas, et tema teeb selle reisi üksi ära. Nii et esialgne lend, mis meil siis oli Pertist Bangkoki, see jääb kehtima ja ma lendan Martiniga sinna kaasa. Ainus vahe on lihtsalt selles, et mina nüüd siis ei lähe Taisse koos temaga ja ma ei tohi lennujaamast välja minna, vaid mina siis ootan järgmist lendu, istun sealt järgmisele lennule, lendan Soome, Soomest siis Eestisse. Hästi segane jutt, aga ühesõnaga väga palju jamamist ja ebimist on olnud. Ma ei ole veel tegelikult kõigega nagu valmis saanudki, et mul on veel mingeid asju vaja allkirjastada, veel mingeid asju vaja saata ministeeriumile. Siis kui see dokument ükskord valmis saab, siis ma pean saatma DHL-i kulleri sellele järgi Canberrasse ja siis lootma, et see kiiresti siia Esperance'i jõuab ja nii edasi. Nii et pusimist on olnud, aga positiivse külje pealt. Aasta on suures pildis läbi, jäänud on 1 nädal veel, siis on 1 vaba nädal ja peale seda ongi juba tagasi kodumaale. Nii et siuke põnev. Suvel lähme teeme kindlasti mingi reisi kuskil Euroopas, nii nagu siis plaan oli. Ja vaatame, kuna nüüd see Tai reisi ei ära, aga ma tahaks ikkagi kuskile minna. Kuskile, kus ma veel käinud ei ole. Siis äkki vaatan siis mingi teise reisi suveks endale. Vaatan, kes tahaks kaasa tulla ja äkki saab ikkagi miskit korraldada. Hea päev millegi uue õppimiseks. Polegi enne teeüliga sõita saanud. Või olen liigutanud mingi 5 või 10 meetrit automaatkast easy. Aga neid kange on siin küll nii palju, et kuidas selle aparaadiga tööd peaks tegema. See on omaette küsimus. No nii, ütleme, et pool tundi hiljem ma tunnen ennast juba täitsa kodus siin taolidega. Pole hullu midagi, päris lihtne on sõita. Ma ei tegi töö tegemine on kindlasti teine asi kui lihtsalt sõitmine. Aga kogemus seegi, mis ma öelda oskan. Ja nagu sa näed, pisut aega tagasi alles külvasime, siidisime siis. Ja juba on kõik roheline. Muidugi ma ei tea, mis põllu peal tehtud on, kõik mingi retsil, igast jälge täis, põhimõtteliselt. Üle külvatud põllu on keegi siin trampinud igati pidi mingite traktorite asjadega. Aga ma olen seda ka õppinud, et mida vähem sa küsimusi esitad, seda lihtsam sul on, nii et ma ei tea, miks see vajalik oli ja ma ei taha teada ka. Aga nagu sa näed, seal kaugemal on veel 2 traktorit, need on nüüd meil ära pestud ja valmis siis nii-öelda shedi alla minema. Ma ei tea, kas traktorid lähevad shedi alla, aga põhimõtteliselt need haakeriistad peaks minema. Ja mis veel? Ega see on väga pole miskit. Selle farmiga on suht asi ühel pool. Tulingi tegelikult siia, et teehöövlil kojamehed ära vahetada ja mingit sikest nokitsemist teha ja tegelikult suures pildis on töö otsas. Mõtlesin, et ma räägin teile ka natukene sellest, kuidas ja mida siis peab tegema, kui sa Austraalias passi ära kaotad ja tahad tagasi koju saada. Et mina avastasin näiteks selle, et mul pass kadunud on mingi, ma nüüd ei teagi, 2 nädalat tagasi võib-olla või. Ja puht juhuslikult mõtlesin, et pakin oma mingid asjad kokku, et kõik on laiali, riided ja asjad, et saan siin sõbra juurde ära viia senikauaks, kuni siis ma ise Eestis olen. Et jätan kõik kola sinna ja pakkusin asju kokku, mõtlesin, et okei, et mul nagu dokumendid on kogu aeg ühes kohas olnud. Ja mingi hetk siis avastasin, et kurat, aga nagu passi pole ja et huvitav, kus ta olla saab.
ühe õhtu jooksul vist keerasin kõik oma asjad mingi 10 korda pahupidi ja ei leidnud. Ja siis hakkas vaikselt paanika tekkima, et okei, et nüüd ongi nagu perses, et passi pole, reisid on planeeritud, igast asju on tehtud ja minna ei saa. Ja noh, esimene paanika oli see, et kuidas ma üldse nagu tagasi Eestisse saan. Aga siis polnudki midagi, kirjutasin siis Eesti saatkonda Välisministeeriumisse. Küsisin, et mis nüüd saab, et olen passi ära kaotanud ja mis ma edasi pean tegema. Põhimõtteliselt siis saadeti mulle mingisugune veebiaadress ja seal ongi eesti keeles kohe kõik ilusti info olemas, mis, kus, kuidas. Saad mingi PDF dokumendi selle laed alla ja siis täidad ära ankeedi. Allkirjastad ära, saadad neile, siis saad järgmised sammud. Et no mul oli selle allkirjastamisega ka nagu huvitav, et digiallkiri neile ei kõlba, sest et see on Austraalia, mitte Eesti. Siis üritasin nagu telefoni ekraani peal näpuga joonistada selle allkirja sinna. Ei sobinud see ka. Lõpuks pidin kogu selle ankeedi välja printima üldse. Manager jauras sellega täna mingi, ma kujutan ette, 1,5 tundi või, sest et meil kõigepealt ei toiminud printer ja 100 häda. Sain lõpuks siis need asjad kätte, dokumendid paberkujul endale laua peale, täitsin käsitsi ära, panin allkirjad alla. Siis tegelikult nad tahtsid, et ma need uuesti sisse skänneeriks, aga kuna ma ei viitsinud tegeleda sellega, siis iPhone'il on mingisugune enda see variant olemas, et saad selle nagu dokumendi sisse skännida. Tegelikult tegi päris hea töö, igatahes neile sobis. Ja järgmised sammud olid siis need, et paluti mul teha avaldus Austraalia politseisse, et olen kaotanud oma passi ja saan siis politsei käest selle, kuidas öelda, ühesõnaga mingisuguse reporti numbri või asja, et siis pean selle neile andma. Siis küsiti, kas mul on kadunud passist pilti. Jah, õnneks mul on. No seal on passinumbrid asjad peal kirjas, et siis pannakse see pass nii-öelda kinni, kehtetuks. Siis endast pidin pilti tegema neile saatma, et nii-öelda uus dokumendi foto on ju. Siis riigilõiv oli $33 ehk 20 euri ainult, mis oli nagu mega odav ja päris üllatav. Ja mis veel? No see kehtib 15 päeva see reisidokument. Ja selleks, et see kätte saada, siis ma pean DHL-i kulleri saatma Canberrasse saatkondi järgi sellele dokumendile ja siis laskme sellel kulleril see endale isiklikult siia farmi kätte toimetada. Ja viimase asjana pean nendega videokõne tegema. Ma ei tea siis, mida seal rääkima või tõestama, aga ühesõnaga teevad muga videokõne. Ja vaatame siis, kuidas mis. Et õnneks kõige raskem see asjade ajamine pole ja õnneks ma avastasin selle niivõrd vara ikkagi, et mul on aega natukene selle asjaga tegeleda enne, kui lennuk läheb. Aga suures pildis, ma ei tea, järgmine aasta 100+, ostan kas või šeifi ja vean seda passi igal pool kaasas, et see oli nagu asi, mis ma arvasin, et minuga elu sees ei juhtu. Aga nagu näha, juhtus. Et midagi teha ei ole. Vahest on nii. Näitan teile ühte huvitavat ehituslahendust, et kuidas panna katust nii, et tuul minema ei viiks. Austraalian ikka teab, kuidas asja teha. Pole vaja mingeid kuradi katusekruve, mingeid naelast, mingeid asja. Kivid peale ja eluaegnene. Tekid padjad enda omad, mingid krossivarustust, spordikott. Põhimõtteliselt kõik, mis mul on siin. Välja arvatud mingi üks seljakottides asju. Aga ühesõnaga, kõik asjad on kokku juba pakitud, tasapisi, maja on puhas, koristaja käis jälle ära. Okei, muidugi majakaaslane on sinna juba mingit sodi jälle jätnud, taldriku ja mingi õllepurgi ja mis iganes. Aga nüüd ootan Martinit, kuna ma müüsin enda auto maha vahepeal, kes veel ei tea, siis mul ei ole autot millega liikuda. Et tööauto on, aga ma ei taha sellega väga siin ringi reisida, nii et vaatame, millal Martin tuleb ja mind siis üles korjab, et siis lähme viime need minu asjad ära ühe sõbra juurde. Jätan need selleks ajaks sinna, kui ma ise Eestis olen ja siis lähme poodi ja vaatame Brewerisse veel kuskile. Nii et tuleb sükke
Mõnus nädalavahetus, ma loodan. Jaa, mis veel, tahtsin seda ka öelda, et ma sain lõpuks sama selle ajutise reisidokumendi kätte, tegin selle videokõne ära. Kokkuvõttes mingi 5 minutit äkki. Lihtsalt pidin enda isiku siis tõestama, mingi ID-kaardi numbri ütlema, Eesti juhiloa numbri, paarile küsimusele vastama, ütlema, mis marsruudil ma reisin, kaua see aeg võtab. Ja oligi kõik, et sain selle dokumendi siis tehtud. Nüüd järgmine nädal kolmapäeval saadan DHL-i kulleri järgi sellele. Ja see kehtib 15 päeva niimoodi, et ma saan täpselt ilusti Eestisse ära minna ja siis pean selle dokumendi tagastama Eestis siis politseisse, samal ajal, kui ma enda seda uut passi taotlen. Aga ma veel ei tea, palju see kuller maksma läheb, aga see dokument ise oli 20 €, 33 Austraalia dollarit, nii et suht siuke odav teema ikkagi. Ja ega siin pole, tuleb viimane kord poodi minna, et süüa, sest 1 nädal on veel farmis jäänud, aga pean ka mõtlema, et ei tohi mingi väga hulluks minna nende asjadega, et pärast jääb liiga palju üle või läheb halvaks või ma ei söö ära. Ja vaatame, mis plaanid Martinil on linnas, et äkki jõuab juuksurisse, peaks vahepeal käima. Jah. Rohkem vist nagu ei olegi midagi hetkel. Vahepeal oli nii palju asju vaja veel teha, et ma unustasin täitsa ära, et mul see poolik video ka siin on. Ja nüüd oleks aeg siis otsad kokku tõmmata selleks korraks. Saab selle video üle pika aja üles panna. Ja siis põhimõtteliselt ongi juba järgmine kord seiklus koju. Ja siis vaatame, mis seal Eestis toimuma hakkab. Aga eile tegin enda viimase tööpäeva siis selles farmis, kus ma olin. Õhtul pakkusin oma asjad kokku, sõber tuli järgi ja nüüd siis tulin tema juurde ja olen mõned päevad siin. Kuni siis on juba Perti minek ja sealt siis edasi lennukile. Et täna on reede. Miks ma tulin neljapäeval töölt ära? Väga lihtne. Meil oli seal palgapäevad siis neljapäevast neljapäevani iga 2 nädala tagant. Et mõtlesin, ma teen nendele elu lihtsamaks ja kuna seal ega tegelikult midagi teha enam ei olnud, töö oli otsas, siis manager küsis, et kas ma tahan nagu 1 päeva lihtsalt tühja passida nendega koos või siis lõpetan neljapäevaga enda selle pärgi seal ära ja siis reedel on juba vaba. Ja jah, põhimõtteliselt tegingi nii. Täna siis hommikul käisime sõbraga koos linnas. Tegime väikse mingi kohvikutiiru, võtsime võileivad, võtsime kohvi. Või mina võtsin kohvi. Käisime poes, käisin juuksuris. Seekord väga veider lõikus, pole väga minu moodi. Aga vahet ei ole, parem kui enne. Isegi apet lõigata natuke. Ütlesin tegelikult, et ajaga maha, aga tädi ütles, et ei, pole hullu, et jätame alles. Aga vahepeal läks nii käest ära, et siis ta vähe trimmis. Ja nüüd tagasi tulles sõber pidi tööle minema, kuigi tal täna muidu oli vaba päev, aga öeldi ikkagi, et on vaja spreedida, sest et siin järgmine nädal on ilmselt suht siuke vihmane ja halb. Et siis tuleb tegeleda ja mis ma siin ikka selle vaba ajaga peale oskan hakata, puhkan. Ilmselt vaatan mingit seriaali ja niisama vedelen, et üle tükki aja jälle saab lihtsalt vedeleda, mis on natukene nagu kummaline, sest tavaliselt on kogu aeg kiire ja palju tööd ja palju tegemist. Aga eks see kulub ära ja jah, ega ma muud tarka ei oskagi rääkida. Ma arvan, et selleks korraks ongi kõik, et vaatame, näeme juba järgmine kord ja äkki enam ei pea ootama kuu aega, kuni uus video tuleb. Nii et, mis seal ikka?